Ma leidsin veel ühe kus juures. Nii. See on nüüd siukene eriti hea töö. Oled sa kunagi laste kasvatamisega tegelenud? Ikka jah, igapäevaliselt. No siis, kui sul on olemas, rõhutan, sul peab olemas olema keskharidus ja sa saad statsionaarses õppes kõigest 1 aastaga õppida diplomeeritud lapsehoidjaks. Täitsa putsis. See tänapäeval siis, et mida see endast siis kujutab, et õpid selgeks, kuidas on Elisas ja Telias ja STVs multikakanalite asukohad, kuidas teha putru, kuidas anda piima. Lapsele tuleb panna lukk, panna alkukapi ette, paarikapi ette. See tuleb see kursuse lõpu poole. Tähtsamad tabalukud. Ja lisaks auditoorsele õppele tuleb läbida ka õppepraktika töökeskkonnas. Aha. Et siis sa pead lapse saama, ma saan aru. Tundub nii praegu, et ma ise tahtsin ka alguses minna siin diplomeeritud lapsehoidjaks. Mul tekkis kohe sukene kirg peal, kui ma vaatasin seda. See on põnev, väga põnev on. Minnes korraks tagasi, isegi see lapsehoidja näite näol, et kui sul on valid näiteks lapsehoidja vahel mingi tore tavaline noorem tüdruk, kes üritab lisaraha kooli jaoks kõrvalt teha või inimene, kes on paberitega lapsehoidja, kumma sina valiksid Terjoga ausalt? Tead, ma arvan, et ma võtaks pigem selle noore tüdruku, sest ta ei hakka nii palju pappi mu küsima, kui see diplomeeritud lapsehoidja. Mina ütlen ausalt, ma valiksin noore tüdruku sellepärast, et kui keegi ütleb mulle, et on paberitega õppinud, koolitatud, lapsehoidjatud, tunneb kõike protseduure, mis tal koolis õpetati, kuidas kõiki lapsi käsitleda, siis ma ütlen, red flag, see tundub mingi creepy shit mulle. See tundub creepy as fuck, sest kõik lapsed on ju erinevad, et nüüd nahkus õpib koolis. No ma võin sulle lugeda siit ette, mis siin õppemoodulid on. Kuulab nüüd hoolikalt. Suhtlemine võõrkeeles. Digitehnoloogia kasutamine. Massaaži alused. Kriisipsühholoogia ja kirjalike tööde vormistamine. Mis see tähendab, et sa pead olema võimeline kirjutama? No need on suured nõuded. See on see, et siis kui sa lapse kogemata ära tapad, et sa pead oskama normaalselt kirjutada üles tunnistust.